Tere ka minu poolt. Nimi on Andrus Väärtna, olen Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsis arendusosakonna juhataja. PIM-temaatikaga oleme oma ettevõttes kokku puutunud laias laastus alates 2007. aastast, nii et võrreldes siin juba eelesinejatega oleme suhteliselt toored, aga loodame, et oleme päris palju selle aja jooksul jõudnud. Täna ma räägiksin siis põhiliselt seda, et miks me oleme leidnud, et PIM-i kasutusse võtmine on kasulik ja siis seda, mida me oleme PIM-is ära teinud. Mõtlesin panna ka siia ühe väikese alapealkirja, et PIM kui tulevik sulgudes hädavajalik olevik, sest kui aus olla, siis tegelikult me oleme siin Eestis juba päris palju maha jäänud kas või meie põhjanaabritest soomlastest või üldse Lääne-Euroopast või Põhja-Ameerikast. Paari sõnaga meie ettevõttest, et oleme riigile kuuluv üle 1,5 miljardise aktsiakapitaliga kinnisvaraettevõte, tegeleme kinnisvara arenduse ja kinnisvara haldamisega põhiliselt. Kinnistud on üle Eesti, põhiliselt on kõige suurem maht on meil Põhja-Eestis ehk siis Harju maakonnal, ülejäänud maakondades on mõnevõrra vähem, on näha ka, et Põlvamaal on väga palju kinnistuid, aga see tuleneb sellest, et me rajame sinna parajasti Koidulasse raudtee piirijaama, kus on väga palju väikeseid erinevaid kinnistuid, lõpuks need liidetakse ja siis see number jääb väiksemaks. Hooned, millele me põhiliselt keskendume, siis nende suletud netopind on meil üle 400 000 ruutmeetri. Natukene missioonist me tahame olla kvaliteetne kinnisvara töökeskkonna pakkuja avalikule sektorile. Võib öelda, et me siis erasektori pärusmaale ei taha eriti trügida. Meie põhilised klientideks on riigiasutused ja kohalikud omavalitsused ja me tahame olla seal sektoris parim eelistatum klient või partner. Visioonidest ja väärtushinnangutest meie suurimaks väärtuseks on professionaalne personal, mida me kavatseme kogu aeg edasi arendada. Ja millele me nüüd aastast aina rohkem ja rohkem rõhku paneme, on innovaatilisus. Ja innovaatilisus just selles kontekstis, et me tahame oma konkreetses valdkonnas, milleks on meil kinnisvara arendus ja haldus, olla siis eestvedajaks ja vajadusel teerajaks või siis nõudluse tekitajaks, kui seda nõudlust parajasti ei ole veel olemas. Miks PIM? Et 2007. aastal meie juhatuse liige Elari Udam, kes samuti istub siin meie seas, ütles, et PIM on üks väga hea asi ja sellega saab ära teha väga palju häid projekte ja oluliselt vähendada siis raiskamist ja vigu. Need ei ole nüüd, ütleme siis nõnda, et see võiks olla siis meie projektijuht enne PIM-i ja pärast tahaks näidata meie projektijuhti pärast PIM-i. Et need vead, mida ma siin näitan, ei ole õnneks meie ehitatud, need on suvaliselt internetist kokku otsitud. Tõenäoliselt oleks võimalik olnud neid PIM-iga lahendada, paremini läbi ette mängida, mitte siis ehituse käigus tekitada elevaatorid, kust läbi pääsevad ainult kääbused või päkapikud, ehitada rõdusi, millel ei ole juurdepääsu, või teha treppe, mis ei vii mitte kuhugile. Paremad pildid on muidugi olukordades, mida on juba täna palju näidatud, kus torud lähevad läbi konstruktsioonide, kus nad ei tohiks minna. Ja näiteid enda ehitusest on küll ja küll, kus 2D jooniste alusel ehitatud majades ei mahu torud ära nendele ette nähtud kanalitesse. Ja see on nagu põhimure. Ta võib olla nii esteetiline mure, näitena võib tuua seda, kui planeerisime korruse kõrguseks 2,50, siis projekteeri ütles, okei, me paneme teile 2,50, aga pärast ehitamist ma võin teile öelda, see on 2,40, sellepärast, et kui ehitajad on üle käinud, siis need torud ei mahtunud sinna ära lihtsalt. Aga ta lubas, et mahuvad, aga tulemus oli see, et ei mahtunud. Ja kogu selle mitte pimminduse tulemuseks võiks olla siis raha tuulde loopimine, millega see mees siin tõenäoliselt väga hästi praegu hakkama saab. Mis on meie soovid olnud, kui me seda kogu pimmindus siis nüüd, pimmindus siis jutumärkides, teema on väga lai ja võib minna ulmesse, täna on palju räägitud seda, mis on võimalik teha, vähem räägitud seda, kuhu me võiksime lõppkokkuvõttes sellega jõuda. Aga meie soovid on siis, et meie projektid oleksid korrektsed, ehitusel ehitatakse seda, mida projekteeritakse, ehitusel ei muudetaks asju. Hea näide, mida on ka täna toodud, on soomlaste Senati Propertise poolt ehitatav muusikitalo,
kus oli õnne 2 nädalat tagasi seda objekti vaatamas käia ja süvenemata nagu ehitustehnilistesse küsimustesse, kogu see konstruktsioonide asi ja kogu trasside paigaldus oli esteetiliselt ilus. Selle üle võib vaielda, kas see on oluline, aga oli selgelt näha, et kõik oli mõtestatud, ükski toru ei ole sattunud ehituse ajal sinna kohta, kuhu ta ei olnud projekteeritud, kõik põõrangud ja käänangud olid täpselt eelnevalt paika pandud. Ainult ühes kohas lõi meie üks inimene pea ära, aga see oli ka see, kui ta läks ühte teeninduskäiku, et ülejäänud kohtades ei olnud võimalik, oli piisavalt, oli ruumi. Et ma kujutan ette, et kui seda ilma PIM-ita oleks teinud, siis seal keldrikorrusel, kus on tohutult kommunikatsioonikanaleid, suurem mees ei oleks läbi mahtunud sealt ja oleks tööle pidanud võtma kõhnemaid inimesi. Soom on loomulikult säästlikkus, sellest on täna ka palju räägitud, et ka hommikupoole, kus ehitajad on väga varmad ära kasutama projekteerimisvigasi. Säästlikkust ei saa vaadata ainult ehitusprotsessis ja PIM-i ei saa vaadata ainult projekteerimise ehitusprotsessis, see jätkub edasi kogu elukaare jooksul. Valesti või halvasti projekteeritud väheste simulatsioonidega läbi mängitud maja on ka tulevikus kallis käes hoida, halduskulud lähevad suureks. Ja lõpuks tahame saavutada sellega kõikide protsesside kiirenemist. Et täna Eesti projekteerijad, kes on PIM-i kasutusele võtnud, on ütlenud, et nad suudavad täna PIM-is projekteerida sama kiiresti ja samasuguse ajaga. Kui see on hästi, kui nii saab, siis on hästi, lõpptulemus võiks olla ka see, et nagu täna toodi näiteid Empire State Buildingist ja Ameerikas ehitatavast Freedom Towerist, siis loomulikult nii kiiresti nagu Empire State Building püsti pandi, tõenäoliselt ei ole võimalik seda kunagi enam ehitada, sest tõesti süsteemid on läinud keerulisemaks. Aga kiirust ehitusprotsessis või ehitusprotsessis tahaksime suurendada. Ja lõpuks oleme siis sellised projektijuhid, kellele on siis rohkem raha kätte jäänud ja oleme siis rõõmsamad selle üle, et kõik on kvaliteetsem ja projekt on paremini läbi viidud. Mis siis me oleme tänaseks hetkeks teinud? RKS on siis akronüüm meie firma nimes, seda me kasutame, vabandan, väga kohmakas on see, aga oleme harjunud sellega. Kui me PIM-iga alustasime, mõtlesime, et see on nagu Eedeni aed, kus kõik on olemas ja tulevik on väga helge, et hakkavaid astuma ja kõik koostööpartnerid on olemas ja alustasime 2007 ja lootsime, et 2008. aastaks on meil juhendid ja visioonid olemas ja võime oma esimesed pilootprojektid ära teha. Ette rutates võin öelda, et nii ei läinud. Ehk siis võin öelda, et olime nagu pette visatud roheline õun, et suhteliselt neitsilikud PIM-i kontekstis. Nagu ma ütlesin, siis ma arvasin, et kõik need pusetükid on olemas. Käies Soomes, lugedes kirjandust, oli mõte, et korjame vaid teadmised kokku, lükkame viimase pusetüki mängu ja võime alustada kohe projekteerimist ja ehitamist PIM-is. See oli siis 2007. ja 2008. aastal meie arusaamine sellest PIM-i juurutamisest. 2009. aastaks oli meie projektijuht sellises seisus, kes PIM-i juhendit koostas, tampis arvuti otsas ja ei leidnud kuidagi Eesti Vabariigist vajalikke eksperte, aitajaid, sõpru, kaasavõitlejaid, leidsime ka vastasseisu, et miks te teete seda PIM-i, miks te surute peale asja, milleks me ei ole veel valmis, andke aega, võtame aega tegemiseks, see on evolutsioon, mitte revolutsioon. Nii et, aga tulles tagasi selle juurde, et 2007-2008 aasta toimus meil põhiliselt enda arendamine, õppimine, saime abi Tartu Ülikoolist, saime abi Kaido Hanikatilt, kes samuti siin meie seas istub Senati Propertisest Soomest, saime väga suurt abi, samuti Senati Property koostööpartneritelt, kes suutsid meid siis aidata. 2009. aastal koostasime juhendi. See juhend ei ole siis, see on sarnane juhend, millest ka täna on räägitud, ehk siis Senati enda PIM-i guideline. See on juhend tellija jaoks. See ei ole juhend projekteerija jaoks, ei ole juhend ehitaja jaoks. See on juhend, mis defineerib ära, mida tellija peaks küsima, milline on see lõpp-produkt, millega tuleb rahule jääma, millised etapid on, millised on igas etapis tehtavad modelleerimise staadiumid. Ja PIM-juhendis siis üldiselt, nagu ma ütlesin, et ta on
protsessi kirjeldused, soovitused, nõuded, juhend on tellijale, loodud, millega me tükk aega vaeva nägime, oli eestikeelsete terminitega, seda juhendit tehes ei olnud eesti keeles neid termineid veel olemas, nii et loodan ja et ka teised kasutavad meie poolt välja mõeldud termineid mudeliprojekteerimise raames ja see juhend käib projekteerimise kohta ainult praegusel hetkel. Ta ei kirjelda PIM-i kogu hoone elutsüklis, mis võiks lõppeda hoone lammutamisega kunagi tulevikus. Esialgsed eesmärgid, mis me täna oleme seadnud, teades, et turg ei suuda veel Eesti Vabariigis kahjuks kõiki asju pakkuda, siis esimene eesmärk, mida me soovime siis väljundina on 3D visualiseerimine, seda saaks teha ka ilma PIM-ita, seda saaks teha ka tavaliste visualiseerimisprogrammidega, aga PIM-is oleks ta oluliselt lihtsam. Kahjuks pean tõdema, et ei ole need meie ehitavad hooneid või me ei ole veel jõudnud neid teha, loodame teha kunagi ka selliseid hooneid. Teine oli ehituslike mahtude arvutused, millest on palju juttu olnud, et kui mahud on valesti arvutavad, on eelarved valed, on ehitajad varmad raha juurde küsima. Lahti tuleb saada 2D jooniste pealt mõõtmistest, lahti tuleb saada vigadest, kalkulaatorist, vastapliiatsist, kõik andmed vajalikus detailsuses peaksid tulema mudelist. Oma mudelist defineerisime, et info, mis ehitusmahtude kohta võiks tulla TALO 2000 kontekstis. Käies nüüd paar nädalat tagasi Soomes jälle muusikitalo vaatamas, siis nemad ka veel TALO 2000 ei kasuta seal, kasutavad TALO 80. Et TALO 2000, nagu number näitab, on 10 aastat juba olemas olnud, aga inertsus kõikides struktuurides on väga suur, nii et ei ole ka nemad jõudnud TALO 2000 kasutamisel, aga TALO 2000 sobib oluliselt paremini ehituskulude ja ehituskonstruktsioonide detailiseerimiseks ja liigitamiseks. Simulatsioonid, tänasel hetkel põhiliselt räägime siis energiasimulatsioonidest, loomulikult simulatsioone, mida teha saab hoone projekteerimise faasis, on laias laastus lõpmatult, alates inimeste liikumisest ja energiast, nagu siin mainitud, päikesest, soojakoormusest, mida iganes, õhuvooludest. Aga täna me põhiliselt rõhume energiale ja vastuolude kontroll, et kõik, kes on kokku puutunud AutoCAD-i jooniste või paberjoonistega, teavad, kui raske on neid üksteise peale panna ja aru saada, kus kohas toimuvad need vastuolud. Et ei oleks olukordi, kus torud lõikuvad, millest on ka täna juba pikalt räägitud, et PIM võimaldaks neid vigu vältida. Ja kogu see juhend, kes on huvitatud, asub meil meie kodulehel aadressil www.rks.ee/PIM. Sealt saab teda vabalt alla laadida ja lugeda ja kõik kommentaarid on alati teretulnud loomulikult. Mis siis etapid defineerisime? Etappe projekteerimises on loomulikult rohkemgi, aga kuna me praegusel hetkel põhiliselt läheme ehitushankesse põhiprojekti pealt, siis me defineerisime ära etapid kuni põhimudelini. Esimene asi on siis mahtude mudel või eskiis oma olemuselt, aga mahtude mudel antud kontekstis oli korrektsem termin, kus siis aluseks on igasugused ametite nõuded ja ruumiprogrammid ja jõutakse siis alternatiivide läbimängimise peale. Ja alternatiive siis mängime läbi siis näiteks energiasimulatsioonide kontekstis või siis hinna ja pinna kubatuuri ja maksumuse kontekstis. Visualiseerime need erinevad alternatiivid ja lõpptulemusena valime välja siis ühe alternatiivi, millega minna edasi. Teine on eelmudeli etapp, mis siis on, sest on ka täna räägitud, et eelprojekt, aga eelmudel on oma olemuselt detailsem kui Eesti standardi kohane eelprojekt. Kus siis nüüd aluseks on siis samuti nüüd siis algselt välja mõeldud mahtude mudel ja tehakse oluliselt rohkem, joonistatakse läbi juba konstruktsioonid, tehnosüsteemid, elektrisüsteemid, mitte nii detailselt kui põhimudelis, aga piisavalt detailselt juba, et teha juba korrektsemat eelarvestust, korrektsemat visualiseerimist ja korrektsemat hoone simulatsiooni. Ja kõikide nende etappide tulemusena või paralleelselt käib ka siis, millest on ka täna juttu olnud, et see tuleb muuta standardeid. Me ei saa ehitusluba täna Eesti Vabariigis kätte, kui me anname eelmudeli kohalikule omavalitsusele, me peame tegema ka eelprojekti, nii et sellele eelmudelile paralleelselt tehakse ka eelprojekt. Ja põhimudel on siis juba oluliselt detailsem, mis siis võib juba paljudes kohtades olla lausa teostus või tööprojekti mahus.
Nii et olime rohelised, kui me alustasime. Täna meil on töös olnud siis esimene projekt, pilootprojekt Vahtre 3 Narvas. Tegemist on politseihoonega. Väga keeruline oli hanke ettevalmistamine, kui me peame riigihanget tegema, siis klassikaline hange ei võimaldanud seda läbi teha ja põhiküsimus oli, kuidas hankida BIM-is projekteerimist. Läksime võistleva dialoogi puhul, me ei olnud enne võistlevat dialoogi teinud, oli keeruline, saime hakkama, aga tulemus on siin. Dokumendid võttis välja 16 firmat, pakkumised meie nõuetele vastavalt, üldse pakkumise esitas 3 pakkujat, ülejäänud väljavõtjad ei julgenud pakkumist esitada siis tõenäoliselt, pidades siis kas oma kompetentsi ebapiisavaks või meie nõudeid liiga kõrgeks. Hindamisel kasutasime nii Eesti kui Soome eksperte. Võitjaks osutus osaühing Sirkel ja Malli ja osaühing Kvaliteetprojekt ühispakkumine. Täna oleme teinud mahtude mudelit ja eskiisi. Asi on pooleli, eskiis on pooleli, mahtude mudel on tehtud, oleme teinud ära energiasimulatsioonid, võrrelnud pinna ja mahu efektiivsust, ehk siis tähtis on ka see, et kui suur see hoone tuleb, mida suurem hoone, seda kallim ehitada, alati liiga suurt hoonet ei ole vaja. Ja mis saab öelda, et kogu aeg õppimine. Meie enda nõuded on ka pidevalt täienevad, me kindlasti seda veel täiendame edasi. Ja mis on väga tähtis, on see, et kahjuks Eestis või üldse on harjutud olema erinevatel lauapooltel. Projekteerija on ühel pool lauda, tellija on teisel pool lauda. Et see, mida siin kirjeldati Integrated Project Delivery kontekstis, see ei ole nagu alati kiiresti saavutatav. Kiiresti liibiseks üle ka nendest 3 erinevast variandist, mida me simuleerisime ja see oli siis variant, mis siis osutus kõige efektiivsemaks. Töös ja tulemas eelprojekt, põhimudel, projektlahenduste ekspertiis, põhimudeli täiendamine ja kokku projekteerimine kestab 9 kuud. Tõenäoliselt tulevikus võib-olla pilootprojektide jaoks peaks planeerima rohkem aega. See on üks järeldus. Mis edasi? Pilootprojekti raames kogume teadmisi ja proovime siis selle ära lõpetada. Järgmise aasta jooksul teha ära juhendi täiendamise ja analüüsi, mida siis parandada ja võtta siis edaspidi kasutusele BIM enamike hoonete projekteerimisel. Aga see ei ole kõik. Nagu ma ütlesin, BIM ei ole projekteerimise vahend, vaid tegelikult see, kuhu jõuda tahame, on seal väga kauge helge tulevik. See on see, kus enamik Eesti ettevõtteid tänasel hetkel BIM-i juurutamisel on. See on see, kus meie arvame, et me oleme paaril esimesel astmel ronimas üles tipu poole. See näidab seda tulevikku ja see on siis see, milleks siis kõik peaksid valmis olema, ehk siis mis ka täna päeva teises pooles räägitakse Integrated Project Delivery laialdamise mõttes, kus siis BIM läbib kogu hoone elutsüklit, alates kavandamisest, lõpetades hoone omandamise ja haldamisega. Väikse vahepõikena ühest blogist leidsin sellise graafiku, kus on näidatud, et kes siis on kõige rohkem panustanud täna BIM-i arendamisse. Et kõige rohkem on panustanud insenerid, projekteerijad, arhitektid, samas kõige suuremad kasusaajad. Isa on seal üleval pool, on tegelikult omanikud. Et kõige rohkem peaksid panustama tellijad, kõige rohkem peaksid nõudma tegelikult tellijad, et saada endale lõpuks kvaliteetsemat produkti. Ja edasi siis 2011. aastal kavatseme ehitushanke jaoks välja mõelda nõuded. Keeruline ta on. Täna on räägitud palju koostööst. Koostöö on BIM-i osas väga oluline. Probleemiks on see, et riigi kinnisvara on riigil kuuluv äriühing, kes peab tegema riigihankeid. Väga raske on kaasata juba projekteerimise konteksti ehitajat konsultandina, kui tegelikult ei ole võimalik pakkumist kuidagi lukku lüüa. Tahame kindlasti, et ehitustöövõtjad hakkaksid projekteerimise käigus kasutama BIM-mudelit, see on see, mida Skanska siin just eelnevalt tutvustas. Ja tahame halduses kasutusel võtta BIM-mudeli. Pidev areng. Ma arvan, et aastad läheb, kogu aeg tuleb õppida. See on see,
mis me kavatseme edasi teha. Kui suured on lähitulevikus muutused? Need on pigem küsimused siis täna saalis istujatele. Kui palju muutub kinnisvarasektor BIM-i kasutusele võtmisel, milliseks kujunevad suhted tellija, projekteerija, ehitaja, haldaja ahelas? See on siis Integrated Project Delivery kontekstis küsimus. Mis rollid on täna Eestis täitmata, mida saavad kõrgkoolid selles osas kaasa aidata? Ja kas peadevõtule ehitamisel on BIM-i kontekstis tulevikku, kui tegelikult asi läheb rohkem meeskonnatööks? Aitäh! Aitäh ka sulle! Nüüd siis on võimalus kutsuda teie ette üks meie kooli pilistlane. Ergo Pikas